oleks mul korralik taskunuga, ma oleks selle gitarri valmis teinud selleks kellareks. Kohvriga. Nõme. Ääretult nõme. Nüüd varsti, ikka 5, üle 5 tunni, 5,5 tundi poes üle tunni süüa. Siis mingi kuradi tonn kütust, lisaks veel tonn kilomeetreid, tonn trahvi. Kui kallis tiil. Esimese öö üle elanud. Käisime eile linna peal nii-öelda mööda randa jalutamas. Ehk siis otsisime välja mõned kohad, kus niisuke saab teha oma esinemised. Ilm on ühtlaselt soe nii öösel kui päeval. Vesi on liiga soe. Aga kõik on elus ja hotellist tagasi. Nüüd lähemegi poodi hommikusööki ostma ja siis vaatame, mis päev toob. Lähme uuesti randa ja niisuke esineb. Hommik algas optimistlikult. Teise Miami päeva algus siis. Eelmine päev läks väikeste kadudega, et kohalikud kavaldasid meid üle rahaasjades. Ja kuradi mul punane ju. Punane jah. Et kohalikud kavaldasid meid rahaasjades üle, et mõnigi poiss kaotas natukene oma raha. Aga nüüd siis, et mitte teise toa rahvale, Toivole, kahele Aivarile ja Kristjanile jätta vale muljet, siis lähme toome Walmartist endale külmkapid ja süüa, millega 3 päeva veel vastu pidada. Sest nad käisid ostsid endale mingi peotäie asju $70 eest hotellipoest. Et saaks ka hommikusöögi kätte. Nüüd vihma on sadanud. Et see pidi ka olema siuke olukord, kui iga päev ikkagi tuleb siuke väga kõva padukas. Et sellepärast, et siin on siuke kliima. Siin on isegi ainuke selline pesapalliväljak, millel katus pealgi, sellepärast, et vihma sajab. Aga täna siis kuskil, ma arvan, 3 tunni pärast katsume selle esinemise ära teha loomulikult. Eile leidsime selle jaoks perfektse koha, uurisime kohalike käest. Arvamus oli mitut moodi, et tööd ütlesid, et see ei ole pulm, mis kestab tunde, et see ei ole probleem, loomulikult ehk ära. Teised arvasid, et sellega võib mingi probleemi tekkida, aga loodame parimat, et teeme selle esinemise ära ja siis saame ka rahulikumalt hingata, et kui esimene on tehtud, küll siis see teine ka viimasel päeval tuleb. Ja kindlasti homme siis võtame selles mõttes ühe päeva endale, kus me käime, ma ei saa üldse selles fooris midagi aru, kus me käime siis linna peal ja natuke tutvume ise ka Miami elu ja olukorda. Et aga seda siis homme. Kas näha, et praegult on õnneks õues on täiesti siuksed kraadid, mida eestlased kannatab ka elada, ütleme, selles temperatuuris, et mis ta päeva jooksul, mis ta siin edasi tegema hakkab, selle kohta ei ole ju aimugi. Vot, hotelli ja ütleme peatänava või ranna kaugus omavahel on ikkagi niivõrd suur, et
poistel on kõigil jalad põhimõtteliselt varused, kellel vildis, kellel ära väänatud ja nii edasi, nii et ei ole see viisuks näitamine kõige hullem asi siin Miami's. Kõndimist on päris palju. Aga vaatame, sööme kõhu täis ja siis hakkame ühest otsast, ma arvan, arutama kogu neid probleeme ka politseist. Tõenäoliselt tuleb teha mingi avaldus, et siis saab seda siinset õigussüsteemi ka natuke tundma õppida. Just nagu positiivsest küljest, mitte sellest küljest, et keegi meid süüdistaks milleski. Et selle lahendame ära ja siis võtamegi samm-sammult, et teeme selle esinemise järgmise. Et noh, suur linn on eestlasi natuke ülekavaldanud. Aga sellest me õpimegi. No nii, üks pisiasi oli ära ununenud, et kilomeetrite täitumisel tuleb õlivahetus ise ära teha. Ja tulimegi siia Walmarti uurima, et aega kokku hoida, siis Walmartis on siuke äge võimalus, et tehakse su õlivahetus ära samal ajal, kus poes asju ostad. Et aga vaatame, kuidas neil aegadega on, kas saame kohe ette või ära. The store, they might be able to do it on University. Maybe you can call them and ask. No, it's the issue with my lift. That's why. Okay. That's my lift. Et tal on tõstub katki ja kuna meil ei ole ta päris sõiduauto, vaid ta on päris suur poiss, siis ta ei hakka seda riski võtma. Aga lähme vaatame kuskil 10 minuti kaugusel peaks koht olema. Teeme õlivahetuse teises kohas ära. Et probleem on lihtsalt selles, et ei taha aega raisata siin Miami's selle peale, et kuskil autotöökojas oodata. Samal ajal saaks poes asjad ära vaja võrkpalli, kitarri, kõik. Ja eks ta oli huvitav kogemus oli see, kus sa saad jätta bussi õlivahetusse samal ajal ise minna süüa ostma. Ühes otsas on remont, teises läheb poodi ja kõik nagu poed on ühes koos. Viisimegi bussi õlivahetusse ja ise läksime poodi enda asju ostma ja tagasi tulles oli õlivahetus tehtud. Et natukene Eesti tunnet tuua sisse, siis peame siit ühe võrkpalli võtma. Sest Ameerika jalgpalli me ei julge mängida, me natuke nõrga tervisega põdura võitu. Et pigem USA võrkpalli komplekt võrk koos postidega Eestis maksis 380 €. Okei, see on natukene plastikust ainult postidega, aga see maksab $20. Päris süge. Isegi ei tea, kas me tohime siin poes filmida, enamasti vist ei tohi. Aga see ei takista meid. See on ju väga äge asi. 7 maksab ainult. See ei lähe küll kätte mulle. Miks? Aga niimoodi saab ka püüda. High five. Noh. Vägevad eestimaine kaasõige. Antrid nüüd õiged asjad, mis päris ei ole. Pall on juba ostetud. Võrkpalli on küll hinna ja pallisendi suhe väga see käib niimoodi. Ei niimoodi. Keerame. Ops. Õmbus oli peale paned sõrmed ja op. Peale pikka teekanda, peale selle, et me ise oleme osaliselt katki või väsinud, laguneb ka meie varustus. Ehk siis läbitud peale on juba mõni tuhat kilomeeter. Ja varustuski annab saba. Midagi lastele, GoPro variant. Ei oska öelda, kuidas toimib, aga video järgi päris asjalik asi. Ja jälle midagi lastele, väga asjalikud kaksikute mütsid, peamiselt mõeldud siiami kaksikutele. Aga neil leiab ka Eestist. Seda me ei pea kaasa ostma. Ja kui Ameerikas asju osta, siis ikka suurelt. Aiake see 12 pakk. Väike mahlapurk. Mõtlesime võtame mõned purgid Sprite'i. Mõtlesime võtame ühe pakki krõpsu. Sõge värk. Mõned viinerid. Läbi 2 korruse. Aga ma arvan, et isegi kui selle pilgeni täis paneme, et läheb odavam kui Toivo hotelli shopping. Väga hirmsa maitsega, aga
midagi, This is America. Asjad käes. Põllivahetus ka tehtud. Enne me lubati ära maksta, põllivahetus tehtud. Auto bussi sõidab just välja. Nüüd on buss tiksub nagu uus. Et viskame nüüd asjad bussi ära. Natuke paberitööd. Ja vaatame siis, kuidas meil reisikindlustusega läheb. Et nüüd tuleb tõe hetk, kas on üldse mõtet reisikindlustust teha või mitte. Sest see on niisugune kiri, et kui on üle 24 tunni või 48 tunni hiljene, see on teatud summa, mis võib ära kulutada probleemide katteks. Ja meil on selgelt probleem, meil on vaja uut gitarri. Ja eks vaatame, mis siis saab. Kuna me oleme topelt kindlustatud, siis me peaksime saama selle kahes osas osta ja saame oma probleemile lahenduse. Et siin ma arvan, et 10 minutit pärast oleme läinud ja siis on veel tund aega, et gitarr endale muretseda ja siis veel tund aega, et esinemine ära teha. Siis oleme omadega mäel jälle. Et eks need väiksed viperused, mis vahele tulevad, see ongi kogu selle reisi mõte. Minu arust terve see osa on suuresti nagu üks suur soolo sellest, kuidas üks lõputu häda ja vaev meid seal suurlinnas taga ajas. Ja Karmin ka on siuke, ma arvan, et kui me Eestis jõuame, ma jätan ta talvel jätan ta õue selle karistuseks. Sest olla. Ebaõnnestumiste jada tekitas stressi, mis voolas peatamatult päevavalgele. See oli ju teemaksu jaoks, oli 5 sotti arvestatud. Pederast. Mis oli nüüd 3. pilt? Teine. Loodetavasti on alles teine. Ma arvan, et see teedmine tädi ka, kellega te rääkisite, tois on nagu nii aru, mis te rääkisite. Mehhiku juurikas. Ei, me küsisime, kui me nagu teatame talle praegu maksmata ära sõidab, siis teeb teil arve, et tunnustab raha. Autoomanikule. Tanel Open. Kuskilt lähme otsimisele, kurdi Sunbassi venna üles ja kuputame ära lihtsalt selle eest, et ta üks firmas töötab. See juba päiksega kuskil posti oli kinni. Päike küpseb. See sild viib sinna teisele poole, see viib täpselt samasse kohta, kus ma tulin praegult. Okei. See esimene. See kui korra välja äkki või? Ja kütus võiks otsa saada ja mõni politsei käest võiks ka trahvi saada. Kõik oleks mulle äge. Ja tegelikult oleks veel eriti äge, kui see kuradi pillipood ka kinni oleks. Ma oleks kallale mingi tänava muusikutele siis. See oleks nii lihtne, kui mingid ossid ei teeks kontoreid mingitesse nõmedatesse kohtadesse. Need inimesed teised seal hotellist teevad. Basseini ääres. Basseini ääres on ju väga mõnus. Aga meil oli mõnus. Me chillisime basseini ääres ja vaikselt mõnulisime. Jaoks seda küll ei olnud, aga meie jaoks, minu, Toivo ja Argo ja Alari jaoks oli see päev tõesti puhkus paradiisis. Et teised läksid juba varakult minema, meie tegime väikse hommikusöögi, käisime maja taga seal meres, ookeanis. Basseini ääres ütleme niimoodi, et oli päris mõnus lihtsalt lomada päikese käes. Kusjuures ma arvan, et British Airwaysiga on küll niimoodi, et kui sinu gitarri jõuab ja siis nad hakkavad meile mingi käojaani ajama, kui me hakkame pagasit ära andma, siis jätame ühe gitarri sinna istme peale ja selle tüübi, kes hakkab ülbitsema, et meil on liiga suur pagas. Siis selle pakime kenasti nagu kohvrisse, võtame Eestisse ka, siis ta hakkab meil suupilli mängima. See on nende porno, et meil ei ole seda gitarri ju. Päris sügav depressioon oli sellel päeval. Lõpuks leidsid poisid tee heade inimesteni. Actually a ghost store. It's not real. No, I'm just kidding. It's open Thursday through Sunday from 9 p.m. to 3 a.m. Okay. What are you guys looking for? A new guitar. Mine is maybe still in New York or London. Okay. You have a gig tonight? Yeah, we want to play.
if you call the number on the music shop, there's a phone number on the door. Somebody might come and open the shop for you. Okay, let's try. Yeah, give that a shot. Okay, thanks. ühesõnaga Are you Dr. Jet? tegemist on kummitusmuusikapoega ehk siis ta on avatud 2 päeval nädalas, mis meile ei sobi kuidagi. Ja proovime helistada. proovime helistada. Mis tähendab, et ma hakkan närvi kaotama? Yes, yes. Because our guitar is in London airport, so but we really need it today. Okay, thanks. 5 minuti pärast peame tagasi helistama. Te vaata, kas ta saab meile midagi organiseerida? Ootame siin mingi huvitava muusikapoe ees mingid Michaelit. See Mihkel Rüütel tuleb varsti, teeb meil ukse lahti, saame gitarri, sest et need eelmised kohad, mida Karmin meiega mitte üldse eriti hästi koostööd tehes juhatas, need ei olnud ka mingid kohad. Et päris kõvasti oleme nüüd siin aega raisanud umbes 6 tundi. Kõigepealt käisime õli vahetamas autoga, see oleks enam-vähem, mitte esimesest Walmartis ei saanud õli vahetada, vaid teises. Või isegi 3. sellepärast, et teises oli tõstub katki. Ja siis me ootasime, ostsime süüa. Nüüd me ootame siin veel, ootame palavan. Ja lisaks sellele, et me oleme sõitnud ringi, me oleme sõitnud mööda tasulisi teid, kus meist tehti pilti. Ja kui pilti tehakse, siis on trahv on $100. Ja tegelikult teemaks maksab kuskil $1,3. Aga lihtsalt ei olnud nagu kohta, kust osta. Oleks olnud meil kohta, kus ostnud. Et eelarve paisub. Umbes lõhki kohe. Tee maksub peale vähemalt. Sest me oleme alles Miami's. Ei ole väga mitmes päev. Aga väsimus on. Teised poisid rahulikult on basseini ääres hotellis, ma loodan, et nad puhkavad. Need on need poisid, kellel on vigastusi. Taavi magab bussis, ootab, mängib, et on juht kuskil tasuses parklas. Loodame, et rohkem trahvi ei saa. Aga ootame, vaatame. Ei pruugi üldse nii hästi minna, et me saame üldse täna midagi teha, kui gitarri ei saa ja ei tea, kaua venib. Tankima peaks minema. Aga siin on need tanklad natukene kallid kesklinnas ja ütleme raske on. Miami esitab meile palju väljakutseid. Eestis käinud Michael avas väsinud meestele nii mõnegi ukse. In the winter. In the winter. For snowboarding. No, we don't have a mountain with a band. Väga võimas. Lenny Kravitsi bändist kes tuli meile instrumenti müüma. Kes on Tallinnas käinud. So how did you like Estonia? It was cool. Cool. Yeah, man, it was great. The food there was great. No nii, vaatame What are you siis. looking for exactly? Acoustic guitars are going to be all right over there. Üliäge. Mees on saksofonimängija. Ta on Lenny Kravitsiga koos Tallinnas esinemas käinud. Ja Tallinna kohta ütles ta väga selge sõnaga, et ülihea toit. Väga nautis seal viibimist. Ja ta tunneb täpselt meie valu, sest ka tema pill on ära kadunud. Ta ennast ka Londonis. British Airwaysi. Ja, saksofoniga, mis siis tegelikult oli ka ära lõhutud. Tal ei olnud kindlustust peal. Me loodame, et ta aitab meid siin hädast välja. Väga hea valik. Tõenäoliselt tundub, et head hinnad. Mina ei oska öelda, ma pillidest välja ei tea. Aga ma tean seda, et see tüüp on nagu super äge vend. Et ma arvan, et kõik see jama, mis on päeva jooksul olnud, see on seda väärt, kuna me saatsime siukse vennaga kokku. See on väga äge. See on tõesti äge. Aga vaatame, mis ta meile pakub.
äge vood. Ägedad kitarrid. Teistsuguse hinnaga ka kui Eestis. Ilmselt kui ikkagi saame. Tõest kohvriga saaks. See oleks nagu äge. Vahetuseks hea jahe õhk ka. No nii, tundub vist, et saime mingi lahenduse, et ei tea, Siim proovib seal asjad selgeks rääkida. Eks näha ole siis, mis saab. Vaatame. Have a great time here. No problem, man. Anytime. Thank you. Good luck. Next time, we'll bring your guitar with you. We will. Greatest embrace. Yeah, exactly. Never know. Yeah, exactly. No kuidas läks? Väga hästi. Me saime omale uue looga kitarri. Äge. Alright, cool guys. You know, the one hell of one. You know? Hey, thank you. Alright, man. Have a good one. Et tema käest me saime, ütleme seda positiivset emotsiooni kuhjaga. Ja lisaks saime veel kõige ägedam esinemiskoha kogu Miami's, kus me siis saaksime selle esinemise poolsalaja ära teha. Olles ära ostnud uue kitarri ning jõudes tagasi hotelli, selgus, et ka minu oma kitarr on jõudnud hotelli. Ehk siis nüüd on meil 2 kitarri, kätte ma veel omajagu saanud ei ole. Kahjuks Siim hõiskas enne õhtut. Ühesõnaga anti meile natuke vale infot. Lennujaamas tuli küll üks pakk, aga see ei olnud meile. Ehk siis ootame edasi ja lõpuks saadame paki Eestisse tagasi. Aga ikkagi, meil on kitarr olemas. Oh yeah. Now we have it. Awesome. Right. Yeah. Ameerikast toodud on ikka Ameerikast toodud.